Tere, head Viljandi inimesed. Minuga on siin järgmine kandidaat nendel kohalikel omavalitsuse valimistel Rain Hüva. Tervist. Tervist, Risto. Rain, räägi võib-olla paari sõnaga enda taustast ka, et millega sa tegelenud oled, et praegu oled ka volikogu liige juba olnud ja inimesed kindlasti rohkem võib-olla näinud sind ja ka lugenud leheveergudel, aga võib-olla paari sõnaga sinu taustast, et millega sa tegelenud oled. Ma olen peaaegu elupõline viljandlane, et 85. aastast saati olen siis Viljandis elanud, tolleaegse Köhleri nimelise kooli. Läksin kooli Köhleri nimelisse ja lõpetasin juba maagümnaasiumina. Maagümnaasiumis siis läks otsa EBS ja minu haridustee siis on lõppenud Tartu Ülikooli Executive MBA kursuse läbimisega, aga ma pean ütlema, et mul on lõputöö tegemata. Aus valija suhtes nagu Aga palju ikkagi nii majanduse, finants kui ka siis ettevõtlustausta, et rahaasjadega väga hästi kursis, et kui sa võtaks nüüd ka Viljandi linna ja meie nagu seisu, siis kuidas sa näed, milline on Viljandi linna majandusseis? Jah, mul ettevõtja taustana on juba 18 aastast alates olen ettevõtlusega tegelenud ja võib-olla tuntuim koht on Aken Uksu, kus ma üle 20 aasta töötasin, sellest 11 aastat juhatuse esimehena. Ehk et ütleme nii majanduse, rahanduse kui ka juhtimisalane kogemus on olemas ja ma arvan, et linn on päris hea koht, kus seda akadeemilist õpitud oskust ja ka kogemust nagu üheskoos kasutada. Aga Viljandi majandusseis, ma arvan, et majandusseis on rahuldav. Et me oleme täna selliste tulude ja kuludega, et annab ära elada, aga lihtsalt äraelamine ei tohiks olla meie eesmärk. Et iseenesest, kes iganes hakkab valitsema järgmise valimiste järgselt, see peab hakkama tõsiselt tegelema kuludega. Ja see konkreetne ja selge sõnum ja ka tegevus oleks see, mida mina tahaks tuua ka nii volikokku kui siis ka komisjonidesse. Et seda üldist juttu, sellega me kaugele ei sõida, et siin tuleb ikkagi konkreetselt asju vaadata. Aga kui sa võtakski võib-olla ka kuulajale suures pildis lahti, et mis need nagu põhitulu ja kululiigid tegelikult ka nagu linna mõttes on, millest me nagu räägime, et kuidas sa nii jaotuks? Tulusid, kõige suurem tulu on eraisiku tulumaksust makstav osa. Mis iseenesest tuleb nagu kahel viisil, et üks osa on see, mis tuleb inimeste pealt, kes on siin reaalselt sisse kirjutatud ja kas kelle maksud laekuvad siia. Ja siis, mis on ka siis oluline, on sellised inimesed, kes võib-olla viibivad siin ajutiselt või ei ole nagu elukohana, aga nad on sisse kirjutatud ja siis sealt tuleb nagu selle ümberjagamisfondi kaudu tuleb veel lisa. Nii et kui me räägime linna tulude tekkimisest, maksutulu tekkimisest, siis kõige suurem osa on maksutulu, kus on kaks olulist komponenti, kaks kordajat. Üks on maksumaksjate ja registreeritud inimeste arv ja keskmine palk. Keskmise palgaga eelkõige peaksid tegelema ettevõtjad ja linn peaks väga õhutama ja kutsuma inimesi, et registreerige ennast Viljandisse. Ma just tahtsingi järgmisena küsida, et kuidas siis näed, et mis on need tegevused, millega meil ka seda tulubaasi oleks võimalik nagu suurendada ja teine pool, ütleme see raskem küsimus tegelikult, millega tihtipeale ei taheta tegeleda, et enamus erakonnad mõtlevad ju selle peale, kuidas jagada mingeid võimalusi ja laiali, aga ma arvan, meie tugevus on alati olnud see, et eelkõige ka sinu isikus, kes on võtnud asjad nagu üksipulgi lahti ja läinud detailidesse, et kus sa näed, et kus me nagu kuludes peaks nagu sisse minema ja vaatama neid ümber ja teine pool siis ka tuludes, kas meil on mingeid võimalusi kuskil juurde leida? Sinu jutu alguseks ma ütlen, et tavamajanduses on tulude suurendamine raskem kui kulude vähendamine. Jah, aga poliitikas on nagu... Ja poliitikas on vastupidi, sellepärast, et kulude vähendamine on... Alati valus. No jah, kellelegi ei meeldi ja kardetakse, et äkki see, kellele see ei meeldi, siis võib-olla teeb valimiste mingi otsuse, mis mõjutab midagi ja nii edasi. Aga kui me räägime tuludest, siis kindlasti konkreetsed sammud, mida saaks nüüd ja kohe teha, on see, et kaks sihtgruppi veenda neid Viljandisse sisse kirjutama. Üks sihtgrupp on võõrtöölised
ehk eelkõige Ukraina päritoluga, kes on siin enne sõda ja peale sõda. Nad on, enamus on ikkagi juba otsepalgal ettevõtetes ja nad on sisuliselt on nad nagu Viljandi elanikud, aga vormiliselt on nad justkui maa ja taeva vahel, et nad ei ole siia sisse kirjutatud, nad ei ole registrites. Ehk et see on üks sihtgrupp ja teine sihtgrupp on meie väga tugeva partneri TÜVKA üliõpilased. Ja ma arvan, et kui minna nende üliõpilaste juurde palvega ja seletada ära, et palun, see on oluline, et te siia Viljandisse ennast sisse kirjutate, sest ka de facto reaalselt te ju tarbite Viljandi linna maksumaksja eest loodavaid hüvesid, siis sealt saaks ka kindlasti mingisuguse ühekordselt kopsaka kohe elanike arvuna. Ehk et need kaks asja võiks nagu nüüd homne päev kohe ära teha. Aga kulude poole pealt, kuidas sa sealt sisse vaataksid? Kuludega on see, et kulude poole ka töötamisel kõige tähtsam on tahe. Ehk et kui me räägime poliitikast, siis kõige tähtsam on poliitiline tahe. Ja kui poliitilist tahet ei ole, siis hakkab reaalvajadus tulema ükskord nagu ukse peale koputama. Ja täna me oleme selles olukorras, kus tegelikult ikkagi see reaalvajadus on koputamas uksele ja me peame nende kuludega tegelema. Ja kulud saab jälle jagada kaheks sisuliselt, et üks on, ütleme nii, et kulud on enamus teenustega ja teenused saab jagada kaheks, et on teenused, mida me peame kindlasti osutama, mis on meile seadusega pandud kui kohustus ja teine grupp teenuseid, mida me seaduse järgi justkui tegema ei peaks, aga me teeme seda, sest me suudame ja me arvame, et meie linna kodanikule ja võib-olla ka külalisele on need teenused olulised ja suurendavad elukvaliteeti. Esimeses grupis on kool, lasteaed. Need on kohustused, me ei saa sealt üle ega ümber ja me peame tegema. Ja kui me tahame neid kulusid vähendada, siis me peame lihtsalt seda samat teenust tegema väiksemate kuludega. Teises grupis on näiteks igasugused, mitte igasugused, vaid mitmed sotsiaaltoetused, mitmed sellised heaolu toetused, huviharidus näiteks. Et me ei ole kohustatud neid sellisel viisil pakkuma. Huvihariduse kohad näiteks on öeldud, et me oleme kohustatud seda korraldama, aga mis viisil ja mis mahus seda ei ole keegi määranud. Ja vaat nende teenustega peab kõigepealt vaatama, et kas need teenused on meile vajalikud. Kas ega need ei ole ometi ajale jalgu jäänud. Ja kui me leiame, et me tahame neid teenuseid pakkuda, siis samat moodi me peaks neid teenuseid ikkagi vaatama, et kas me saame tänasel päeval nagu teistmoodi odavamalt pakkuda. Ja siin on nagu üks suur asi, üks suur müüt, mis tahab nagu ümberlükkamist, et igasugune muudatus ja selle teenuse pakkumise, selle teenuse loomise kulu vähendamine või eelarve vähendamine tähendab automaatselt midagi halba. Et see tegelikult tuleks nagu ümber lükata, et tänasel päeval on meil AI, meil on IT-tehnoloogia, meie enda Viljandi linna kodanikkond on muutuses. Me oleme nii summa summarum arvulises muutuses, kahjuks vähenemise suunas, ja selle olemasoleva sees toimuvad jälle omakorda muutused. Seal on, me vananeme, Viljandi elanikkond vananeb. Ja see ei ole minu arvamine, see on konkreetselt uuringus välja toodud. Demograafiline pool. Täpselt, ehk siis selles mõttes ka need teenused hakkavad kanduma noorte pealt, osa teenustest peab kanduma kas keskealistel siis eakate peale. Et nende muutuste käigus tuleb kriitiliselt ikkagi otsa vaadata, et kas need teenused tänases ajas on vajalikud ja kui nad on vajalikud, et kas me teeme seda kõige ratsionaalsemal viisil. Aga võib-olla, kuna sinu taust on ka palju ka ettevõtlusega seotud, et kui linna rahakotist ja majandusest ja sellest, nagu rääkisime siin juba sissejuhatuslikult päris palju, et kuidas sa linna ettevõtluskeskkonda näed, et milline on hetkeseis ja mis see nagu väljavaade on? Ma pean Viljandi ettevõtluskeskkonda heaks, kui mitte öelda väga heaks. Et mis on Viljandi kõvad trumbid, on meie ettevõtluse mitmekesisus. Et tegelikult, kui me vaatame maksumaksjaid, siis on, või ütleme siis neid
palgamaksjaid, mille pealt siis Viljandi linn saab tulu, on ju. Meil on väga tugevad eksportivad ettevõtted ja mis ka oluline on, edukad ettevõtted. Ilma faktideta, nüüd ma arvan, et ma ei välistaks, et sellistes klassikaliste linnade võrdluses võiks Viljandi täitsa olla ekspordi pealinn. Noh, jätame kõrvale Kunda või sellised, noh, mis on nagu tõesti sellised erijuhtumid, on ju, või Paldiski näiteks, on ju. Aga selliste tavalinnade seas Viljandi ekspordi osakaal on päris suur. Siis meil on kohapealne sektor, teenusesektor on ja ütleme kohvikud ja mis iganes siin kõik on, ka see kohvik, kus me täna siin istume. Ja meil on ka otseselt või kaudselt riigi käest saadavad töökohad, millest minu arvates tuleks kindlasti välja tuua TÜFKA, kes on minu jaoks selline alaväärtustatud. TÜFKA mõju Viljandi linna majandusele on oluliselt suurem, kui me tänasel päeval ikka seda tunnistame. Siis Ugala, väga tugeva majandusliku mõjuga organisatsioon nii palkade mõttes kui ka atraktiivsuse mõttes. No Ugala tõmbab nagu magnetiga siia inimesi. TÜFKA tõmbab õpilasi, kes rendivad meie käest kortereid, kes käivad siin pitsat söömas siin ja käivad poodides ja nii edasi tarbivad meie teenuseid. Et selles mõttes meil on see Viljandi linna majandus on mitmekesine ja see tähendab, et meil on ka riskid ajutatud, rohkem ajutatud kui teistele, et meie riskid ikkagi, kui näiteks üks sektor kuskil natukene võpatab, siis teised nagu kannavad, et meil Viljandi linnas ikkagi ei ole sellist suurt raputust olnud. Aga kui sa vaatad nüüd ka ettepoole ja ütleme uus koosseis, mis kokku tuleb peale valimisi, et mis sa näed, millesse me rohkem saame panustada või mis on need nii-öelda lähiaastate võimalused ettevõtluskeskkonna parandamiseks? Võimalusi on kindlasti mitmeid ja see isegi ei saa olla selline hoogtöö teema, vaid see peaks olema linnavalitsuse igakuine töö. Kuid kindlasti unikaalne majanduskeskkonna võimalus meie jaoks on Aquaspa avamine 2027 teisel poolaastal. Et see kõik, kes siin Viljandi teenuse sektoris osalevad, või miks mitte ka laiemalt, peaksid aru saama, et noh, näiteks kui me räägime, et on 60-70 000 ööbijat, ööbimist, unikaalset ööbimist aastas. Ja kindlasti Aqua soov ja Aqua tegevus on suunatud sinna, et ta võimalikult palju raha jätaks sinna keskusesse. See on ka mõistlik, sest nemad on sinna ju ikkagi väga suuri investeeringu teinud. Aga kui me nüüd vaatame ise ennast ka näiteks spaades, siis ilmselgesti me ei piirdu lihtsalt ühes kohas olekuga. Et ühe korra sööd seal ära, oled ära, tahad ikka midagi muud vaadata. Täna on väga tugev ka sporditurism, et käiakse nagu spaas ja sportimas. Ehk et kui me võtame näiteks, et kuskil suurusjärk 60-70 000 ööbimist ja iga inimene näiteks jätaks, ütleme 25 eurot väljaspool spaad. See on takso, kohvik, tennis, teater, kino, midagi muud. Mida iganes. See 25, ma arvan, et see pigem on alahinnatud. Aga lähme samm maaval siis see tähendab Viljandi teenusesektoril 1,5–1,75 miljonit lisaraha. Ja see on oluline aru saada, et see ei ole mitte kaubaosturaha, vaid see on teenuse raha. Ehk et nad ei tule siia ostma mööblit või telekat siit poest, et nad tarbivad seda teenust. Ja teenuse tarbimine läheb, pea enamuses ikkagi läheb kohe ka teenuse pakkuja taskusse ja sealt edasi siis kas renti või suures jaost palkadesse. Ehk et kui me näiteks ütleme, et pool läheks siin sellest 1,5 läheks siis kuskile, ma ei tea, rendid või mis iganes asjad, siis teine pool jääb siia, meil 750 000 sisuliselt, võiks tinglikult öelda, palgaraha tuleb meile siia juurde. Ja see on nagu, kui sa küsisid, et mis on see kõige suurem ärikeskkonna või ettevõtluskeskkonna mõjur, siis vaieldamatult spa. Ja selle spa tulekuks peaksid olema valmis nii teenusepakkujad, selleks, ma veel tennis või kohvikud või
Minu pärast ka näiteks kalapüügi pakkumine, inimesed otsivad lisategevusi, mida kõrvalt teha. Nad ei taha tulla siia kõndida täpselt samasugused asfalteeritud teedelt, täpselt samasugusesse McDonaldsisse või Hesburgerisse ja minna kinno vaadata täpselt samasugust filmi, nagu nad vaatavad Tallinnas. Nad tahavad eristumist. Ehk siis tegelikult nüüd on sinna 2 aastat on aega, et teenusepakkujatel oleks juba aeg hakata mõtlema, millisel viisil me seda lisateenuseid hakkame pakkuma, kuidas me teeme seda ennast atraktiivseks, mis teenust me üldse pakume ja nii edasi, nii edasi. Ja muidugi, mis on nagu tänasel päeval Viljandis on avastamata asi, isegi ka objektiivsete põhjustel avastamata on konverentsiturism. Et kui nüüd ikkagi lisandub siia selline, peast me ütles, oli 150-170 ööbimiskohta, mis ma ei tea, kas nad on 1 või 2 toalist, igatahes märkimisväärne kogus ööbimiskohti. Ja kui me paneme sinna juurde teised Viljandi hotellid, siis Viljandi on juba keskmise suuruse seminari korraldamiseks või konverentsi korraldamiseks sobilik koht. Meil on olemas ruumivõimekus, hakkame tulema Ugala, pärimusmuusikaid, Sakala keskus, uues Akvas tulevad mitmed seminariruumid, ehk erinevates suurustes on kohe võtta ruume. Meil on meelelahutus, hakkame jälle tulema Ugala, pärimusmuusika, kus on võimalik ka teha õhtuseid kontserte. See ei piirdu ainult ju sellega, et meil on kuivkonverents ja me lähme siis minema. Et see on nüüd üks võimalus, mis peaks Viljandi ettevõtjatel küll silma särama panema ja tuleks hakata vaikselt liigutama. Ja linna roll, et ma ei arva, et linn peaks hakkama nüüd hirmsasti teenuseid pakkuma. Aga linna roll on punkt number 1. Liikumisteed, vähemalt need teed korda, kus liigutakse linna ja siis spa vahele. Rannaala, mis on tegelikult Viljandis väga kõva trumpes, mida enamustel ei ole, see tuleb korda teha või vähemalt oluliselt paremaks, kui ta on täna. Ja siis selline üldkoordineerimine ja turustamine. Et see on nagu see, kus linn saab nagu kaasa. Meil on 2 aastat aega ja kui me täna sellest ei räägi ja ei hakka tegutsema, siis 2 aasta pärast me suure tõenäosusega oleme täpselt sama koha peal nagu tänagi, ehk mitte kuskil. Ehk et tuleb hakata tegutsema. Väga hea. Ennem rääkisime ka juba linnatuludest ja palkadest oli ka siin juttu, et ilmselgelt on ju oluline, et ka palgasaajaid tuleks nagu linna juurde. Et me oleme ka oma programmis kirjutanud siin tippspetsialistide Viljandisse meelitamisest, et võib-olla kirjeldad paari sõnaga, et kuidas sa seda näed, et milles see seisneb? Hakkame pihta baasist, et Viljandis fundamentaalselt Viljandi palgad, või keskmine, räägime keskmisest, kindlasti on inimesi, kes ei ole rahul palgaga või valdavas enamuses inimesed ei olegi rahul, see on inimese loomuses juba. Kui me objektiivselt vaatame, siis kui me vaatame Viljandi linna nii keskmist kui ka mediaani, mina isiklikult soovitaks vaadata mediaanpalka, see keskmine on selline natukene eriti suurtes kohtades. Siis jätame, ütleme, Suur-Tallinna kõrvale, ütleme Tallinn pluss siis see kuldering on ja jätame Tartu kõrvale, need on moonutused, sellepärast, et seal on väga palju ka selliseid palgad, mis võib-olla ei ole nagu tava mõistes nagu võrreldavad. Siis Viljandi on selle esimese 2, 1 ja 2 ja siis on 3, 4, 5, Viljandi on seal 3, 4, 5. Ehk et tegelikult meie palk ei ole üldse nii halb, kui me arvame. Palk on väike, aga teistega võrreldes ta ei ole väike. Valga, Võru, Jõgeva, kes on nagu võrreldavad. Et see on nagu kontekst. Ja siis, et nüüd need tippspetsialistid, see mõte hakkas tegelikult idanema, selle mõttega tuli välja Juhan ja Eestis on juba seda tehtud ja siis esimeseks selliseks suuremaks Saaremaa vist tegi siis seda näidetust. Ja siis esimeseks selliseks mänguväljakuks võtsime haigla. Ja siis ma nüüd uurisin, et millised need probleemid tegelikult on siis, mida me justkui nagu lahendame läheme. Siis kõige suurem probleem, kus linn otseselt kaasa aidata ei saa, on see, et tippspetsialistide kaaslastele oleks vaja töökohti. Ja siin saab linn võib-olla natukene koordineerida ja paluda siis Viljandi teistelt ettevõtetelt,
et kui tulevad sellised juhtumid, on ju, et siis võtke nad ikkagi võimalusel nagu tööle enda juurde. Meil on erinevates valdkondades, meil on puidutööstust, meil on tekstiilitööstust, meil on metallitööstust, meil on ka sellist arenenumat tehnoloogiat, eks ka Cleveroni näeb. Et tegelikult seal võiks nagu erasektor kaasa tulla. Ja siis teine tähtsuselt vajakajäämine või probleem või väljakutse oli siis see, et kui tulevad noored spetsialistid, näiteks haigla näitel, meditsiini õppimine on juba iseenesest nii pikk protsess, et nad on, kui nad hakkavad endale sellist pikemat ankrupaika otsima töökohta, siis nad ikkagi on juba kas lapsevanemad või selles eas, et nad hakkavad selle pilguga vaatama. Ja Viljandi linn saaks siin kindlasti kaasa aidata näiteks kinnisvara soetamise omaosaluse. Tagatisest nii-öelda käenduse mõttes? Jah, selles mõttes, et aidata ilma omaosaluseta kinnisvara osta. Et on ta siis otseselt raha andmine, vist nagu Saaremaal vist oli nagu plaanis, või kasutusel, mida mina otseselt ei poolda, mina pooldaks näiteks see, et linn annab lisatagatised selle esimesele osa peale, ja et aidata siis nendel perekondadel, me kõik teame, eriti mina, kus ma olen juba ikkagi keskealine, ma tean, et raha ei ole puudus 50-selt, vaid raha on puudu 20-selt. Et aidata just see hetk, nad sellest nagu hädast välja või sellest, tulge siia, te saate sisuliselt ilma sissemaksuta, saate pangast laenu, saate endale osta kinnisvara ja saate endale mõnusa elu siia panna. Ja siin on nüüd 2 kõva argumenti, mida me peame turundama eelkõige on see, et punkt number 1, meil on haigla, moodne, suhteliselt teada palkadega, isegi võtaks ära suhteliselt, meditsiinis on head palgad. Ja mis on noortele peredele tähtis on see, et meil on väga hea elukeskkond. Meil on korralikud lasteaiad, meil on korralikud koolid, meil on Eesti tipptasemel huviharidus, vahemärkusena valijale, et see ei ole minu arvamus, see on jälle uuringutest välja tulnud. Ja linn on kompaktne, et tegelikult lapsed saavad käia huviharidusringides, koolides, nad sa ei pea vedama. Ehk et tegelikult me peame ühtepidi andma nendele spetsialistidele aimu sellest, kui head tingimused meil siin on, ja siis me peaks omakorda aitama neid siis, et kui nad tahavad siia kolida ja Viljandi linna kodanikeks ja maksumaksjateks hakata, et siis nad saaksid siia näiteks osta kinnisvara ja me aitame selle esimese sissemaksust nad üle. Ma arvan, et see on ka oluline see täpsustus, mida ma tean, et mitmes teises kohas ka mõeldakse, et kui KredEx, kes pakub tegelikult võimalust ka paljulastalistel väiksema sissemaksu määraga, et siis see on tegelikult see käendus, et ei jääks ka võib-olla valijatel valeb mulje, et ega linn ei hakka nagu laenu nende eest maksma, vaid pigem on see, et ta tagab seda nii-öelda sissemakse ja käendust, kus sa ei pea nii suurt summat kohe algselt sisse maksma või teine võimalus, mingis osas nagu seda algselt katta, aga ikkagi laen on ikkagi selle oma, kes selle kodu endale võtab. No absoluutselt, faktiliselt see tähendab seda, et linn aitab tõsta esimese sissemakse viimaseks sissemakseks. Ehk et, või viimaseks siis väljamakseks. Et me aitame selle raha vajaduse tõsta kaugemale, kus tegelikult on inimestel juba jalad maas ja raha maksmiseks on küll. See on lihtsalt see üks momentum, kus sul on vaja tulla, sul on vaja alustada ja sul on vaja tollel hetkel, isegi kui sa igakuuliselt suudad maksta, sul on vaja, ma täna just tegelen ühe juhtumiga, ikka siuke 15% vähemalt peab olema nagu olemas. Nagu Viljandis ikkagi selline maja ikkagi hakkab, ütleme siin 200 000 pihta, siis järelikult sellel perekonnal peab olema 30 000 kohe võtta. Ma arvan, et ka arsti, kellel on iseenesest nagu, ma usun, et on head palgad, ei ole paljudel seda 30 000 niimoodi võtta, või haldaval enamusel ei ole noortel arstidel võtta. Vaat see on see koht, kus tegelikult saaks nagu linn õla alla panna ja siin on ka kaudsem mõju on see, et näiteks kui me räägime arstidest, et siis need inimesed, kes siia tulevad, nad ju tegelikult parandavad ka ju meie meditsiinisüsteemi Viljandis. Ehk et see on omakorda jälle selline teenus, mille kasusaajateks on Viljandi linnas või ütleme need, kes käivad Viljandi haiglas. Võimendab kogu efekti tegelikult nagu linna mõttes. See tõstab ju kvaliteeti ja teenuse, kuidas siis ma ütlen, mastaab. Aga aitäh, Rain, nende mõtete eest. Kindlasti ma arvan, et valijad said ka palju rohkem tausta ja infot selle kohta, mis linna majandus, linna eelarve üldse olukord ja väljavaade ja samamoodi, mis on meie ettevõtluskeskkonna võimalused. Nii et järgmiste kandidaatideni.
absoluutselt ju, nüüd ma vaatan valija poole, et tasub kindlasti minna valima. Kindlasti tasub valima minna ja ma tõsiselt soovitan, et kui te oma hääle ära annate, siis tehke seda kaalutletult ja küsige oma valitud, keda te tahate valida. Küsige konkreetseid küsimusi ja küsige lahendusi. Sellised üldised ütlused, et politseile palka ja pätile malka, et noh, need ei tööta. Siin on vaja konkreetseid lahendusi ja testige oma kandidaati, et kas ta on ikkagi, kas ta saab nagu täpselt aru, et millised konkreetsed sammud on ta valmis tegema. Ja. Kõik valima. Aitäh!